Aitäh, tere õhtust kõigile, tere tulemast tagasi meie ilusale planeedile, kaosesse, sest meil ei jää tõesti midagi puudu. Räägime siis. On ka uudiseid Pärsia lahest. 2 raketti, mis maandusid Araabia Ühendemiraatidesse. Ja loomulikult Trump, kes ütleb, nad jätkavad kaeblemist, kuid tegelikult lükkasid nad täielikult tagasi iraanlaste poolt pakutud 14 punkti. Ja seega järgmine ettepanek ongi see, et minnakse lihtsalt tagasi üksteise tulistamise juurde. Samal ajal, kuna Aafrika on alati rahulik manner, kus kõik töötab nagu kellavärk, siis minge ja vaadake ise järele. Eelmine otseülekanne Mali kohta, kus me juba ennustasime seda segadust. Nüüd on üldine põgenemine. Nii et ma kutsusin kohale Luciano Politseni. Aitäh, et oled siin. Et selgitada, et tegelikult on kaasatud rohkem riike, sest ma nägin ikkagi Burkina Fasot, Nigerit. Teised kardavad, et see kõik võib levida ka nende piiridesse ja seega võib sellest saada piirkondlik sõda. See on huvitav, sest pärast prantslaste lahkumist ja Vene vägede saabumist, kõigepealt Wagner, siis Aafrika korpus, ikka sellepärast, et nemad ei ole need, keda tuleb denatsifitseerida. Aitäh kõigile. Huvitav, millest ta inspiratsiooni saab, eks. Ütleme nii, et olukord läks kaoseks, nii et teeme ühe korraliku kokkuvõtte ja kaoses, ma mõtlen tõesti kaoses. Me räägime rünnakutest linnadele, mille venelased olid tagasi vallutanud, nagu Kidal. Ministrite, kindralite ja nende kaaskonna tapmistest. Isegi liider pidi põgenema, mis see oli, Bamako. Me räägime tõesti riigist, mis on kokku varisemas ja see on huvitav. Luciano selgitab meile seda üksikasjalikult. Nagu erinevad relvarühmitused, sest seal ei ole ainult Jainimi omad, mis on Al-Qaida poolehoidjad, ISIS. Seal on ka erinevaid iseseisvuslasi, tuareege, erinevaid teisi gruppe, kes on omavahel, ütleme nii, rahu sõlminud. Ja nad on kõik kokku tulnud, et seda suurpealetungi läbi viia. Jah, sa ütlesid enam-vähem kõik, mis oli vaja öelda. Nii, ainus märkus, täna õhtul on palju videoid, nii et loodame, et nad ei pane meie otseülekannet kinni nagu tavaliselt. Aga kui peame rääkima ühest Aafrika konfliktist, mida me võib-olla kõige vähem jälgime ja mille kohta meil on kõige vähem infot, ma arvasin, et oleks kasulikum kasutada natuke videoid. Lühike eelnev mõtisklus, mille tegin täna, kui kordasin üle seda, mis Malis juhtus 25. aprillil. See võib olla, sõltuvalt sellest, kuidas te seda tõlgendate, kas siis Vene võitmatusmüüdi kokkuvarisemine Aafrikas või lääne narratiivi kokkuvarisemine. Võib-olla on see liialdanud arusaama sellest, mida venelased tegelikult suudavad Aafrikas teha ja kui palju nad suudavad muuta teatud konfliktide dünaamikat. Mali on üks neist, kuid eelkõige on see minu arvates objektiivselt üks kõige ilmsemaid näiteid kaasaegsetes Aafrika konfliktides täiesti valest strateegiast. Selles mõttes, et kõik, mida sai teha selle katastroofini jõudmiseks, on viimase 2 aasta jooksul enam-vähem tehtud. Alustades väga lihtsast kaardist, see, mida te näete, on Aafrika strateegiliste uuringute keskuse kaart. See annab ülevaate peamistest rünnakutest. Tuletame meelde, need toimusid alles 25. aprillil 2026, seega kõik samal päeval. Ja alustades põhjast lõunasse Bamako, need viidi kõik läbi enam-vähem samaaegselt, väga erinevate vahenditega ja üsna erinevate eesmärkidega. Sest näiteks Kidali puhul olime tunnistajaks poolenisti ülestõusule sarnanevale sõjale, väga kiiretele vägede liikumistele, mis olid keskendunud linnakeskuse tagasivallutamisele. Bamako puhul nägime klassikalises mõttes terrorirünnakut, mille eesmärk oli kõrvandada vaenuliku valitsuse peamised juhid või mõned neist. Et anda teile puhtalt geoloogilist ettekujutust, kas tead, mida see mulle meenutas? Teedi piletung. Sa ei ole ainus, kes selle võrdluse teinud on. Koos sisemiste sihtmärkidega, näiteks saatkonna vastu suunatud tegevustega, millega püütakse, ütleme, valitsusaparaati halvata ja samal ajal ka tõeline sõjaline pealetung.
ma lisan sulle veel ühe asja, mis minu arvates on tuareegidele üsna tüüpiline. Nimelt samal ajal, kui Teti pealetungil on rida demonstratsioone või igatahes need asjad, mida me oleme näinud, ehk siis samaaegselt rünnata erinevates punktides. Pea meeles, et me räägime ikkagi tuareegidest. Ja põhimõtteliselt kuulub see sõjapidamise 3 taktikalise rünnaku tüübi hulka, mis on vähemalt Elatatsi, see tähendab üks Fojas, üks peamisi tuaregi gruppe määratleb neid olme. Need on AK, Teevet ja Akafan. AK on põhimõtteliselt vasturünnak, see tähendab, et sina ründad mind ja mina vastan ning sageli on selle eesmärk varade vallutamine. Teevet on aga siis, kui sa pead oma au taastama. Ja seega põhimõtteliselt ei ole sul vaja rünnakut ette teatada, ei ole vaja sõda kuulutada, sest antud juhul on see juba välja kuulutatud, kuid need on rünnakud, mida sa teed tugeva autundega. Oleks veel 3. Akafal, mis tehniliselt tähendab seda, kui sa vastad oma vaenlase eriti barbaarsele ja ebainimlikule teole sama barbaarse teoga. Ma ütlen seda mitte selleks, et kõlada ägedalt, vaid sellepärast, et siin on üks element rohkem kui lihtsalt Teti pealetung. Ja me näeme seda varsti videotest. Mootorrataste kasutamine oli ülioluline, kuid mootorrataste kasutamine moodsa ratsaväena. See tähendab, et see, mida nad teevad ka tänapäeval, on enam-vähem röövli taktika. See meenutab väga Lorenz Tarapia rünnakuid esimeses maailmasõjas. See tähendab, et sisse tungida on nagu laine, mis kõik pühib. See on praktika, mida saad endale lubada ainult siis, kui tajud vastast lõrgemana. Sest kui vastane on otsustav ja kaevikutes on valmis, ma pidasin silmas Teti pealetungi, sest nad tulid sisse malilasteks riietatuna, malilaste vormides. Motorratas, kastiauto, nad tegid autopommi, mis on enam-vähem see, mida nad üritasid teha. Ja tegid autopommi selle piirkonna jaoks. Ta hävitas maja, tappis kaitseministri ja kolonel Sadio Camara, kes oli hunta juht. Ei. Sadio Camara, näeme teda varsti. Sadio Camara on kaitseminister. Aga ta on oluline, sest tema oli see, kes piirkonna läbi rääkis. Ja Simi Goita on hunta juht, eks. Täpselt nii. Ülevileku valitsuse president Simi Goita, kes on kolonel, aga vahepeal ülendas end ise kindraliks. Camara oli aga muu hulgas eriline selle poolest, et ta oli kaitseminister, kes pidas Prigožiniga läbirääkimisi venelaste saabumise üle. Vägne. 2021 aastal. Paradoksaalne asi, üks neist ajaloo irooniatest on see, et Camara, nagu mulle öeldi, omas ka Prantsuse kodakondsust. Seega peaks ta tänaseks olema 55 või 59 Prantsuse sõdur, kes Malis tapeti pärast Prantsusmaa lahkumist. See annab sulle aimu olukorra keerukusest. See, mida sa ütled Teti kohta, kindlasti on mitmed ametnikud nende 2 asja vahel paralleele tõmmanud. Aga nagu ma sulle ütlesin, tuleb seda kindlasti võrrelda asjadega, mida me juba teame ja tähelepanekutega, mida on tehtud teistes konfliktides läbi sajandite. Aga see pead alati arvestama ja see on võib-olla kogu Mali sündmuste arutenu tuum, et objektiivselt on tuareegid täiesti omaette maailm. Nii et kui sa vaatad esimest videot, saad juba aimu, kuidas nemad võitlevad täpselt. Need on liberaalse rinde mehed. Need Savadi mehed, kes laevad miinipildujaid, millega nad ründasid Kidali pealetungi ajal, teevad seda kõike samal ajal teed juues. See annab sulle enam-vähem aimu, ühest küljest on see kindlasti propagandavideo, mis on tehtud selleks, et näidata, et me võitsime teid ilma vaevata, aga see annab sulle ka aimu, et sealsed kogukonnad on eriti viimase 20 aasta jooksul võitlemisega harjunud nii vaenlaste suhtes halvemates tingimustes kui ka üldisemalt äärmuslikes kliimatingimustes. Sest meie lääne inimesed, kui räägime äärmuslitest kliimatingimustest, mõtleme alati Ukraina külmunud väljadele. Aga siin sa võitled, ma ei tea, kui palju kraadi seal praegu on, aga juhtub, et sa pead võitlema päevadel, kui on 40 kraadi kuuma sa oled. Armado, poljobeto, taktikalise varustusega ja pead võitlema. Halb küsimus, kes neid relvadega varustab? Kust see tuleb?
nii et varsti näeme seda. Üldiselt neil pole suuri relvavarusid selles mõttes, et nad pigem ründavad ja varastavad. See, mis neil pärast liitu J-nimiga, selle Al-Qaeda meelse grupiga, kellest varsti räägime, palju muutus, on see, et nad hakkasid droone kasutama. Ja nii ongi, et selles piirkonnas on droonirünnakud olnud pidev nähtus viimase 2,5–3 aasta jooksul kestnud konfliktis. Aga pean tunnistama, et seekord nad näitasid, et on väga osavad õppimises. Nad suutsid suhteliselt lühikese ajaga droonid oma operatiivprotokollidesse integreerida. See, mida sa näed, on videopatkend ühest videost, kus allika sõnul oli venelased juba kohal. Malilased tegelikult olid nad juba taganemas. Kui palju see kahjustab Venemaad ja Malit majanduslikul tasandil? Oh jumal, ei. Majanduslikul tasandil peaksid nad sellest kasu saama, selles mõttes, et Wagner, Aafrika korpus saavad ikkagi tasu. Maine mõttes mitte, see lisandub Venezuelale. Iraanile, Süüriale 5 aasta jooksul. Jah, siis. See asi siin on tõsi. Aga selles mõttes, et asju ei tohi kunagi vaadata eraldi, üldiselt oli ju teada, et Wagner oli olemas. Ma tahan sumst ka midagi küsida hoolimata sellest, et Wagner oli olemas, eks. Nad tegid ju kokkuleppe. Kuidas siis ikkagi Assimi Goita, keda rünnati tema residentsis Bamakos, päässid Türgi Sadati grupi palgasõdurid? Ta ei usaldanud isegi venelasi või oli topeltolukord. Nii siis. Ja seda näeme hiljem, sest ma panin sulle ka Sadati video, mis näitab, millist väljaõpet nad teevad. Küsimus oli selles, Goita otsustas põhimõtteliselt, et presidendi kaardiväge koolitasid türklased. See on hunta sisemise võimujaotuse loogikas, kus põhimõtteliselt venelasi on alati peetud kamara ja luurejuhi asjaks. Hirm on muidugi selles, et kui kõik nende inimeste lapsed, keda maksab keegi, kes võib saada sinu rivaaliks, siis on see suur risk. Nii et selles olukorras otsustas Goita veel ühe asja mängu panna, kasutades ära seda, et türklased on juba tarninud TB2 droone ja põhimõtteliselt otsustas ta saada türklastelt selle väljaõppe. Türklased presidendi kaardiväe jaoks. Mis juhtus, seda näeme hiljem, ma usun, et on olemas ka mõni video Bamakost, on see, et rünnaku ajal venelased sisuliselt haihtusid. Nad hoidsid positsioone ainult Bamakos. On olemas video, mille Aafrika korpus levitas ja mille ma sulle hiljem panin. Aga türklased, nii palju kui ma aru sain, mitte ainult ei suutnud Goitat päästa, vaid neil oli üsna oluline roll Bamako stabiliseerimisel rünnakupäeval. See, mida te näete, see on peamiselt solvang. Need on Assavadi vabastusrinderühmad, kes sisenevad Kuberneri kabinetti, kes on samuti tuareeg, aga ammu. Täna õhtul ütlen ma väga tihti sõna tuareeg, kuid tegelikult hõlmavad põhjarühmad mitmeid rahvusi, kes ei ole tingimata tuareegid. Siin näete isegi ühte flaavõiklejat, kes poseerib Elas Shagamu vormiriietuses, keda nad teavad reeturiks. Miks tema, Kidalist pärit tuareeg, otsustas toetada ja tegutseda ülemineku valitsuse kubernerina? Kõik need värvikad elemendid, mis taktikalise või sõjalise analüüsi jaoks suurt väärtust ei oma, aitavad teil tegelikult mõista, kuidas asjad on. Kidal, põhjatugipunkt, tuareegide pealinn, kõige olulisem strateegiline keskus Mali põhjaosas, langes tegelikult väga lühikese ajaga ja üsna muljetavaldava kergusega. Väike detail, enne kui räägime venelastest, Bamako linnas oli venelased ka Tidanis. Muide, venelased tegid lähemalt 3 pealetungi, püüdes sundida flavägesid alistuma, alustades Kidalist. Ühte neist olime juba eelmisel otseülekandel analüüsinud, Tinzavateni lahingut, mis kuni 25. aprillini oli suurim kaotus, mille Wagneri Aafrika korpus Aafrikas kannatas. Aga see, mis juhtus, on põhimõtteliselt see, et vähemalt esimesed tunnistused, mis meieni jõuavad, ütlevad, kuidas venelased kaevusid oma baasi sisse
Need pildid, mida te näete, on Gao linnast, teisest põhjavõtmekeskusest, mis hõivati kiiresti ja siis näib, et nad taandusid ning asusid positsioonidele lähedal asuvates Tuareegi külades. Näed, kui kiiresti nad edasi liiguvad. Ja muide, nad liiguvad väga kiiresti edasi kastiautodega, olles teadlikud, et neil pole andmeid. See on tavaliselt esimene vastumeede, mis sul rünnaku vastu on. Igatahes, nagu ma sulle ütlesin, venelased sulgusid Kidalisse ühte baasi ja alustasid läbirääkimisi FLA-ga, et oma elu päästa. Ja siis põhimõtteliselt evakueeriti nad, FLA saatis neid ja nad suundusid tagasi lõuna poole. See võib tunduda ebaloogilise käitumisena, kuid kui me liigume strateegilise analüüsi juurde liidu seisukohast, täpselt nii, on oluline seda tegurit rõhutada, sest malilastel olid venelaste suhtes teatud ootused, mis on nüüdseks ilmselgelt haihtunud. Ja mõned kindralstaabi liikmed on anonüümsus paludes isegi öelnud, et venelased on neid reetnud. Sest nad ootasid teatud tüüpi vastupanu, mida aga ei tulnudki. Teine aspekt, kui me pilte vaatame, vaadake alati, kõik toimub samal päeval, samal kellaajal. Kui suur oli umbes hinnanguliselt Vene kontingent? Hinnanguliselt peaks neid olema umbes 5000 kuni 10 000 meest, aga mina täpselt ei tea, Aafrika korpus ei ütle kunagi, kui palju meil tegelikult on. Põhipunkt on see, vähemalt Saheli piirkonnas toimib Vene masinavärk nii. Need üsna väikesed üksused, kes teevad väljaõpet ja piiratud operatsioone koos tugeva propagandaga, eks. Ja see tugev propaganda on muidugi suunatud sellele, et näidata sulle eelkõige venelaste ja ülemineku valitsuste oletatavaid või tegelikke edusamme. Teine asi, mida nad tahavad sulle näidata, on see sõjaline tõhusus. Tegelikult aga näitab 25. aprilli pealetung Malis sulle, kuidas need kaks asja, see on ilmselgelt ja vaiendamatult lahknevus nende kahe asja vahel. Sest see, mida sa nägid, on see, et objektiivselt on venelastel logistikahelad, mis on liiga pikad. Neil puudub teadmised piirkonnast, neil pole ka suurt kogemust vastumessulise tegevuse osas. Mässutõrje. Ja põhimõtteliselt pommitavad nad asustatud piirkondi, Tšetšeenia, Grozny ja nii edasi. Ja see asi siin näitas kõiki oma piire selles mõttes, et nüüd minu arvates see, mida me näeme vähemalt sellel esimesel nädalal, on see, et venelased loobuvad järk-järgult riigi kesk- ja põhjaosast. Ja nad on end Bamako linnas kindlustanud, püüdes kaitsta ja hoida positsioone. Tegelikult, nagu me varsti näeme, on nende lõppeesmärk oluliselt muutunud. Selles mõttes, et paljud aastate jooksul olen mina ja teised öelnud, et Wagneri lõppeesmärk on olla pretoriaallik kaardivägi, mis kaitseb ülemineku valitsust. Samaväär saab vähemalt osa ülemineku valitsusest kasu nende riikide toorainest, kus nad on võimul. Ja tänaseni on see tegelikult nii, sest pretoriaalliku kaardiväge nähakse pealinnas ja kui siin pole ülejäänud riigis, siis propagandast hoolimata on raske öelda, et sa võitled terrorismi vastu. Parimal juhul kaitsed sa pealinna. Ja see, te saad aru, et sellest vaapenurgast on see venelaste jaoks objektiivselt paotus. Ma tahaksin ka seda öelda. Õigluse huvides ütlen ka seda, et mina olin kuni üsna hiljutise ajani, olen sattunud konverentsidele, kus kuulsin inimesi ütlemas, et venelased laienevad Aafrikast tohutult. Ma olen alati olnud selle nägemuse suhtes üsna kahtlev, sest objektiivselt ei usuma, et nad oleksid praegu jõud, mis suudaks midagi oluliselt muuta. Veelgi enam kui Venemaa ise on raskustes. Aga ma arvan, et see oli ka meie poolt ülehindamine ja see, mida te näete, nagu ma ütlesin, sellest rääkisime ka eelmises otseülekandes,
seal objektiivselt see mootorrataste kasutamine, see tähendab mootorrataste kasutamine omamoodi ratsaväena. Pean ütlema, et see on pidev nähtus, mis hakkab levima ka teistes konfliktides, näiteks Sudaanis, RS-id. Kes on neid palju kasutanud. Ja nagu näete, siin on MOPTi võtmekeskus riidi keskosa kontrollimiseks. Nemad liikusid sisse ja välja äärmiselt lihtsalt. Muide, see mootorrataste mürin, ringi sõitmine ja segaduse tekitamine mootorratastega, usun, et sellel on ka psühholoogiline mõju. Kui sa tead, et armee kardab sinu edasi liikumist, siis paljud inimesed kuulevad mootorratta mürinat ja juba hakkavad nad muretsema. Ja just seda nad Bamako linnas tegiti. Pärast seda, kui nad tapsid kaitseministri, luurejuhi ja armee staabiülema, jätkasid nad lihtsalt mootorratastega ümberkaudsetes külades ringi sõitmist. Jõudemonstratsiooniks Burkina Faso puhul on see veelgi ilmsem, sest on mitmeid tunnistusi nende relvastatud rühmituste kohta. Teine kontekst, teine rühm, mootorrataste mürin, nad kivutavad vabalt mööda maapiirkondi ringi. Seega võib öelda, et see on mootorratastel peetav konflikt. Hiljem õnnestus mul ühe pildi eraldada. Näed, sa küsisid minult, kust nad relvi leiavad. Näed, nad ei saa kunagi kasutada helikopterit, sest neil pole piloote, aga mõnel juhul võtavad nad sellelt maha kuulipildujad, võtavad laskemoona ja põhimõtteliselt ongi nad alati nii relvi hankinud. See on, ma arvan, Mi-24 ja see oli muide osa partiist, mille nad suure pidulikkusega andsid, kui Wagner oli just äsja kohale paigutatud. Aga see tundub pigem transpordilahingukopterina, sest sellel pole külgkapsleid, võib-olla nad ei oskagi rakette kasutada. Kindlasti on siis transport, sest riik on tohutult suur ja neil on igal juhul vaja vägede transporti, kiire veerimisjõudude või sarnaste asjade jaoks. Kindlasti nemad kasutasid seda kui tankitõrje funktsiooniks, õhk-maarünnakuteks ja selle konkreetse puhul mitte, kuid mõned kopterid olid selle varustusega varustatud. Muide, sulgudes öeldes, aga nagu sa tead, ka teistes olukordades saad sa palju küsimusi, kui räägid muudest asjadest. Hiina kohta, Hiina sõjaliste võimete kohta. Näed, 2 nädalat tagasi saatsid hiinlased välja maa-õhk-raketisüsteemid ja mulle öeldi, et need ei töötanud, arvestades, et neil on. Nad oleksid võinud rahulikult kasutada hüdrorelvi. Pealegi on ka seal need asjad, mis neil on, ma ei tea, kui palju need väärt on, kui sa pead võitlema sellise mässuga. Näed, see mootorratas tundub mulle natuke kahtlane. Ei. Aga nad saatsid mingit varustust ka, see on huvitav. Selle avaldas Aafrika korpus muide. See on, nagu näete, üsna pikk video, 4 minutit. See üllatas mind, sest nemad avaldavad harva sellist tüüpi videoid. Sa näed alati natuke neid videoid, mida nad avaldavad Ukrainas, selliseid videoid Malis ja siis muidugi, kui sa teed otseülekandeid Ukraina kohta, siis need on teistsugused. See oli endine baas, jah, see oli endine prantslaste baas, Minusma baas. Ma tunnen selle kohe ära kottide järgi, täpselt sellised on ameeriklased teinud. Täpselt, see oli vana Minusma baas, mis asub otse kesklennujaama, Bamako lennujaama kõrval. Aga see video, nagu ma ütlesin, tavaliselt ei ole asi, mida nad avaldavad, vähemalt Aafrikas, LL. Ja ta avaldas selle minu arvates siis, kui hakkasid levima uudised malilaste kindralstaabi reetmissüüdistusest. Minu arvates on see selgelt näha, et nad tahtsid näidata, me oleme siin ja me oleme võidelnud. Pean ütlema, et nad olid seda juba varemgi teinud, näiteks 2024 aastal, kui toimus üks samaaegne rünnak Babakoni vastu. Vabandust, lase mul korraks kuulata, sest mul ei olnud aega kõiki videoid vaadata. Miine. Vai. Ei ole kuulda mingit vastutuld. You said so. Nii et minu arvates tulistatakse, aga ei ole kuulda ühtegi vilet, mitte midagi. Ma ütlen sulle vähe
Nad tulistavad ühes suunas, aga pane tähele, et seal on võib-olla MiG-15. jah, ei, aga ja ma ütlen sulle objektiivselt, Wagneri propagandavideod. Siis Aafrikas olen meid palju näinud, pilte nii palju kui tahad. Telegram. Põluvõdivaare. See on esimene kord, kui ma sellist videot näen. Teistes kohtades pole mõtet rääkidagi. Kesk-Aafrika Vabariiki pole, Burkina Fasot pole. Linn minu arvates võiks see olla üks tõlgendamisvõimalus, aga ma ei ole selles kindel. Ta laseb isegi mingil hetkel RPG-ga, aga sellest ei saa aru. Pigem see ka kummaline on see, et see on ainus üksus, mis ei saanud kaotusi, aga 25-ga. Esiteks tavaliselt, ma ei taha olla küüniline, aga kõik pääsesid. Aga see oli selleks, et anda perspektiivi sellest, mis juhtus Bamako linnas ja kuidas nad teaksid. Tingiv kõneviis on kohustuslik olla 25. aprillil venelastega võidelnud. Pigem tahaksin öelda, et sa oleksid võinud Kidalist ühe avaldada, kuna sa olid seal, eks? Ei, pigem oleksime võib-olla Kitalis näinud, et mingil hetkel nad taanduvad, suunduvad kasarmusse ja räägivad nende flameestega. Pärast toimub taganemine, neid kuulatakse ära, ma leidsin sulle ka videod. Aga see ongi see vaatenurk, mida nad tegid. Lõpuks on 5000 meheline jõud nii suures riigis laiali. Kui regulaararmee vastu ei pea, siis ei saa sina nende asemel võidelda. See on natuke nagu Süüria. Nad proovisid alguses ka jõude pommitada. Siis jah. T-55, jumal küll. Ei, siin üleval oli igasugust praami, aga siis lõigati mõned asjad välja. Porteroni mulle tundus, et see oli kas T-55 või T-62, täpselt aru ei saa. Ja see, mida ma tahan öelda, on see, et ma ütlen sulle, ma ei tea, sina oled see, kes on sõjaväe nimekirjas. See on esimene kord, kui ma näen nii üksikasjalikku videot venelastest, kes võitlevad Malis. Vaata. Ma ei näinud midagi sellist, kui eelmine kord taandusid Rumeenia palgasõdurid. Kongost. Jaa. Nad olid enam-vähem baasis. Oota, kas näete seda? Nii madalat torni. See on T-62. Need on lihtsalt olukorra videod, et näidata, et sa enam-vähem tulistad midagi teisele poole. Aga kui sa vaatad päris lahinguvideot Ukrainas, jah. See küll. Aga nagu ma sulle ütlesin, ma kuulen teiste laskule saabumist. Need, mis on väga lähedal vilistavad, kaugemad teevad sellist puhisevat häält. Aga see on näha ka sellepärast, et käitumine, need tulistavad, kui sina tulistad. Neid videoid tunnen ma tuhandeid ja olen lasknud neid analüüsida ka mitmetel sõjaväelastel. Kui sina tulistad nagu oleksid sa minu sõbrad. Ütleme siis mahasuruv tuli teise suunas. Sa ei ole. Terve salvega tulistamas. Te peate aru saama, et nad ei vaheta isegi positsiooni. Nad ei jäta üksteist maa. Rahu, lase kõik välja. Nad lasevad relvadel maha jahtuda. Nii et ma ütlen sulle, see on üks Wagneri meestest. Ta on kindlasti sõjaväest. Tal on sõjaline väljaõppe. Vaadake ükskõik millist tõsist sõjalise väljaõppe videot ja öelge mulle, kas keegi laeb relva lageda peale. Mitte kunagi ei laeta relva lageda peale. Kummardutakse, minnakse katte alla tagasi ja laetakse seal. Sa teed seda ainult siis, kui tead, et keegi teisel pool ei tulista sinu pihta. Ma kahtlen isegi nende väljaõppes, kes selle video tegid. Sest mingil hetkel tekib sellistes asjades juba lihasmälu. Sa tulistad valanguid ja sihid, siis lähed katte alla tagasi ja laed relva. Need tüübid seisavad kogu aeg püsti. Seda saad teha ainult siis, kui tead, et seal teisel pool pole absoluutselt kedagi. Nii et ma ütlen sulle, mul on geograafiliselt ja temaatiliselt väga piiratud teadmised. See, mida ma öelda tahan, on see, et ma olen sarnaseid videoid päris palju näinud Ukrainas, ka ukrainlaste seas. Nii et ma enam-vähem tean, et praegu tehakse päris palju selliseid videoid. Kõik teevad seda, kõik teevad. On üks video, kus ukrainlane tulistab kaevikust välja tulles, ma arvan, et 56 RPG-d ja
Umbes teisel pool oli puuderida. Kui seal tõesti olid venelased, siis sa ei teinud midagi. Ei. Aga asi pole selles, kas seal tõesti olid venelased ja nii edasi. Asi on selles, et see on esimene kord, kui ma näen midagi sellist Aafrikas. Igatahes Wagnerit oleme Aafrikas jälginud umbes alates 2019. aastast. Ma pole kunagi sellist videot näinud. Jah, selline asi lihtsalt niisama üles pandud. Ütleme nii, et selle tegevuse kohta on palju kahtlusi. Aga neid kahtlusi on palju. See video oleks sulle kindlasti meeldinud, aga selle asemel saad näha, mis juhtus Kidalis. Need on kõik, ütleme nii, palju ilmsemad. Nii et põhimõtteliselt venelased Kidalis, meenutame, kõige strateegilisemas linnas Mali põhjaosas barrikadeeruvad. Ja 26. aprilli koidikul pärast läbirääkimisi FLA-ga nõustub FLA laskma venelastel lahkuda. Nii et nad põhimõtteliselt marsivad Kidalist välja. Tegelikult toimusid eile ja täna veel teisedki taandumised Kelokist ja Tessalist, seega kõikides põhjavõtmekeskustes. See kinnitab veelgi enam oletust, et nad positsioneerivad end ümber, ehk nad on aru saanud, et põhja suunatud vägede paigutus on liiga laiali venitatud. Nad on liiga kaugel, logistilised liinid on kaugel. Arvestage, et üks peamisi logistilisi liine, vähemalt venelaste jaoks Malis, on Aquilea liin. Ja seega loomulikult, kui räägid millesti, mis peab Conacrist jõudma kuni Kidali, see jäi kilomeetri, nii et nemad põhimõtteliselt demobiliseerivad siin ja Kidal, aga see on trend, mis jätkub edasi. Ütleme nii, et kõik liiguvad tagasi pealinna poole ja mõne minuti pärast suudame ka selgitada, miks nad liiguvad pealinna suunas. Kui lähed järgmise video juurde, peaks seal olema video Mali vangidest selle asemel. Sest küsimus, mida keegi võiks endalt küsida, ei ole ainult see, kust nad saavad relvi, vaid ka see, kust nad saavad mehi. Objektiivselt võttes see, mida me pärast Kidali nägime, oli see, paljud Mali armee liikmed otsustasid liituda mässulistega, ilmselt selleks, et oma elu päästa, konfiskeeriti neilt kõik relvad. Jah, on olemas ka kaadrid, kus FLA siseneb varjenditesse. Muide, FLA on meedias palju otsesem kui NIM. Aga jah, nad konfiskeerisid mitu relva, nad kindlasti võtsid... Ei, ka relvad. Issand, võib-olla tal on see. Ei, issand, oleneb, kuidas sa läbi rääkisid. Võib-olla ütled, et jätad kõik maha, aga mõne jätad endale enesekaitseks. Jah, aga üldiselt olen näinud veoauto täita kaupa mehi ilma relvadeta. Jah, ei. Siis nemad kindlasti. Sest sa oled olukorras, kus sa usaldad ja samas ei usalda, sest sa ei tea, kas need võivad sind eematada. Tulistavad peale tavaline sõdur sellise veoauto peal olukorras, kus meeskond tahaks relva valmis hoida. Ma ei näinud veoautos kedagi, kellel oleks relv valmis olnud. Teises autos oli neid 2. Jah, aga siis on veel see põhiline küsimus, mis ongi just see... On huvitav, et nad jätsid sinna mitmikraketi heited. Oli selgelt näha, kuidas Vene raketiheited mööda sõitsid. Nii et siis... Kindlasti nad said Kidalist hunniku miinipildujaid, mine edasi. See on see video vangidest. Nii et sa peaksid, see on esimene video neist, kuidas nad hakkavad Kidalist lahkuma. Muidugi ka see tegur, mida tuleb arvestada Venemaa-Mali suhete arengus, on kokkuleppe tuareegidega. Asi on selles, et teie valged lasete end lihtsalt minema viia. Teised armee liikmed, Bambarad või Peulid jäävad siia meie juurde, see tähendab, nad jäävad siia koos meiega. See, mis juhtub, on see, põhimõtteliselt ütlevad nad neile, kas tahad meiega liituda, me laseme sul minna. Laseme su meiega liituda, anname sulle sinu dokumendid tagasi ja see on tark käik. Absoluutselt tasub nad enda sekka sulandada. Jah, tegelikult kui hakkad neid tapma, on nad rohkem valmis end viimse hetkeni kaitsma. Kui neil aga on võimalus üle tulla, suurendad oma ridu ja innustad ka teisi, kes näevad, et venelased lahkuvad.
kas relvad maha panema või sinu poole üle tulema. On veel üks tegur, nimelt on nad korduvalt hoidnud Mali sõdureid vangis, et neid hiljem vahetada. Sageli edukalt, mitte alati, aga tihti edukalt vastutasuks oma meeste vabastamise eest. Sii presidendi ajal. Nad filmivad, näitavad, kui pikk on järjekord, näevad, kuidas inimesed lähevad teisele poole. See kõik aitab kaasa regulaararmee kiiremale kokkuvarisemisele. Jah, siin on ka valitsemisega seotud tegur, mida näeme varsti, kui räägime sellest, kes tegelikult operatsioonid läbi viis. Aga see on ka sõnum rahvustevaheliste suhete tasandil. Selles mõttes, et kohe pärast seda hakkas Vene propaganda rõhutama öeldes midagi, mis minu arvates on teatud hetkedel ka tõsi, nimelt sellest. Olid paravetaplud, olid taplud. See või mõni teine rahvus, igatahes mustanahalised. Nemad tegid selle vastumõjutusoperatsiooni öeldes, ei, vaadake, meie austame seda, kes alistub ja meiega liitub. Seega on see ka propaganda ja vastupropaganda lahing. Eeldades, et ma ei taha kedagi pühapuks teha, kaasa arvatud tuareegid, siis ma ei välista, et on olnud ka etnilise vägivalla juhtumeid. Mine korras kokkuvõtte lehele. Nii, see, mida te nägite ka meie tehnilisemate kõrvalepõigete põhjal, see on see, mida nad said 25. aprillil. Suure kaitseminister ja Venemaaga sõlmitud kokkuleppe autor. Sureb luurejuht Moodi Pokone, kes oli väga oluline, sest just tema oli see, kes oli alustanud mõningaid läbirääkimisi mässulistega, eriti sihipärastel teemadel. Sureb armee staabiülem Moussa Diarra, kamara õpilane ja Kidal vallutatakse mässuliste poolt tagasi. Teistest suurematest keskustest, nii palju kui mina aru sain, on nad vabad. Selles mõttes, et FLA-d ja Tšinimi sees ei ole, kuid nad on koondunud suurte keskuste ümbrusse. Võin sulle öelda, et Kidal oli põhjas üsna isoleeritud. Nii et Kidal on flakants. See tähendab, et sa võitled seal. Nende piirkonna loro hanno combattuto letteralmente Sa võitled. hanno lottato contro l'impero del Marocco e hanno lottato contro Seda on natuke 3 korda. Nii et ütleme, et seal oled sa tõesti omas elemendis lühikese logistikaahelaga. see on palju. Kui palju läks läbi Alžeeria ja kui palju taandusid? Näed. Seda ma just tahtsingi sulle öelda, põhimõtteliselt on kõigil tähtsate perekondadel nagu Telada ja Pogas sugulussidemed üle piiri. Aga miks on piir meie lääne inimeste või nende jaoks, kes vaatavad kaarte olemas, kui tuareegi jaoks on see alati kõrv? Nii et kindlasti on olemas varustusliinid, sugulussidemed, nii palju, et isegi Jenimi juht Yatagali olevat, nagu räägitakse, varjulud Alžeeriasse aastatel 2016 kuni 2020. Kas see on kindel? Aga kui te lähete vaatama seda otseülekannet, mille me tegime Mali kohta, eelmist Tinsavatani lahingu kohta, see on keskus, mis asub sõna otseses mõttes Alžeeria piiri. See tähendab, et osa linnast on Malis, osa linnast on Alžeerias. See on kindlasti nende jaoks logistiline punkt. Küsimus, kas Mauritaanias on separatistlikke liikumisi? Ei, Mauritaania liikumisi tegelikult ei ole. Vastupidi, nagu hiljem näeme, on Mauritaania püüdnud võtta lepitavat lähenemist nii üleminekuvalitsuse kui ka venelaste suhtes. Kuid eriti viimasel ajal on olnud juhtumeid, kus malilased ja venelased on tunginud Mauritaania piiriäärsetesse küladesse, tappes mitmeid tsiviilisikuid. Ja see on viinud Mali ja Mauritaania suhted ajalooliselt madalaimale tasemele. Siiski on üks tegur, mida tuleb arvestada ja mis oli kindlasti tõsi 2012 aasta kodusõja alguses. Viken Mali tuareegid kuulusid niinimetatud Gaddafi kõrbelegiooni. Seejärel demobiliseerusid nad Liibüast ja pöördusid koju tagasi. Hiljuti räägiti veel teistest sarnastest liikumistest ehk teistest tuareegidest, kes Liibüast on demobiliseerunud. on naastud Malisse. Ma ei tea, kui palju see võib olla tegur, see oli kindlasti määrav kriisi alguses 2012-2013, aga see ei ole sugugi võimatu oletus. Vaata, Mirko, mine järgmisele slaidile.
Oota, kõigepealt üks küsimus. Kas on olemas ühine juhtimine mässuliste jõududega? Jah. On olemas ühine juhtimine mässulistega. Ja ma tahtsingi sinult küsida esiteks, milles nad lahknesid, milles nad ei olnud ühel meelel peale vaenlase ning miks ja mis on sinu analüüs selle kohta, et nad just nüüd ühinesid ja koordineerusid? Okei, see küsimus toob mulle pähe mitmeid mälestusi. Islamile ja moslemitele toetust avaldav rühm, Shinim, Jamaat Nusrat wal Islam wal Muslimin on peamine Al-Qaida-meelne mässuliste rühm. See sündis 4 rühmituse ühinemisel. Relvastatud rühmitused, nagu sageli ka teistes Aafrika konfliktides, on väga muutlikud, nii et nad liituvad ja tülitsevad omavahel üsna lihtsalt. See rühm loodi 4 peamiselt džihadistliku rühmituse poolt, kes ühinesid. Need on Al-Qaida Islami Maghribis, Al-Murabitul, Massina pataljon, Massina vabastusfront, mis koosneb peamiselt fuladest. Ja see, keda näete keskel taga AP tunnistajana, on Chad Hagali, kes on põhimõtteliselt Džnimi juht. Chad on minu arvates praegu üks 2 kõige mõjukamast poliitikust Malis. Kumbki neist ei kuulu hunta koosseisu. Uskumatud lood, ta võitles koos Gaddafiga, on olemas noorpõlve fotosid temast ja Gaddafist. Gaddafi oli tema suur sõber, ütleb, et on võidelnud Liibanonist, oli revolutsionäär, Tuareg, ta on 2 korda tõusnud Mali valitsuse vastu üles. Legendid räägivad, et tal oli ka üsna hea maitse sigarite suhtes, nii et teda hüüti Tuaregide Che Guevaraks. Ja me räägime põhimõtteliselt poliitikust, kes mingil hetkel väidab, et ta tegi reisi Saudi Araabiasse, kus ta oli Mali konsul Jetas. Ja ta ütleb, et seal sai ta religioosse valgustuse ja temast sai salafist. Nüüd, kui me räägime Agalist, olenemata tema eluloost, kui siiras tema religioosne pühendumus tegelikult on religioosse põhjuse nimel. Räägime ikkagi mehest, kellel ei ole ühiskondlikus mõttes suurt kaalu tuareegide seas, kuid ta suutis tõusta kalatatside lifogade hierarhias. Põhimõtteliselt tänu vägivalla kasutamisele ta sai mõjukaks, sest teda peetakse suureks võitlejaks, teda ei peeta aadlikuks, tal pole aadlit verd, aga ta on hea võitleja. Väike detail, mis võib olla huvitav. Tuaregide, vähemalt Mali tuaregide seas ei ole aadliseisus patriarhaalne, vaid matrilineaarne. See tähendab, et sinu roll ühiskonnas sõltub sellest, kes on sinu ema, mitte sellest, kes on sinu isa, mis on täielikult vastupidine. Kas Ameerika demokraatide progressiivid on nende asjad üle rahul? Aga Chadi perekond ei ole nii tähtis. Shinim läbib erinevaid arenguetappe. Kui alguses on eraldi rühmitused, siis aastatel 2012-2013 toovad nad esile selle šaria range ja drakoonilise tõlgenduse. Hiljem, kui Džnim tekib, hakkab Chadi esindama teistsugust valitsemisteooria. Me ei saa hakata inimesi piitsutama ega täsi maha lõikama. Me peame kehtestama juhtimise, islami valitsemise, mis põhineb näiteks sellele, et sa pead kandma pearätti, ei tohi tarvitada narkootikume, ei tohi juua alkoholi, pead palvetama. Aga kui see baas on paigas, siin pakuvad nad muidugi kohtuteenust, õigusteenust, samal ajal pakuvad nad haldust õiguse ja seaduse osas. Islami ohtutega, mida mõned kodanikud õigustatud või mitte peavad tõhusamaks või vähem korrumpeerunuks kui praeguse valitsuse omi. Nii et nemad kehtestavad selle uue valitsemisviisi ja suudavad vähemalt teatud Mali ühiskonna osades endale mingisuguse usalduse tagada. Tekib liit, liigume järgmisele slaidile, see on liit Azawadi vabastusrindega. Kas te mäletate, kui ma ütlesin teile, et Jadil ei ole oriaadlit? Al-Qadasselt Allah, kes on Al-Azawadi vabastusrinde juht, on põhimõtteliselt see, kellel on see oriaadli staatus. Mis siis juhtub? Nii sulanduvadki tuareegide 2 hinge. Muidugi on seal erinevusi. FLA ütleb, et nad võitlevad Azawadi iseseisvuse eest, mis on üsna udune geopoliitiline projekt, millest ei saa aru, kus see algab ja kus lõpeb.
piisab, kui mõelda, et ma tundsin diplomaati, kes osales Alžeeria kokkulepetes. Ta osales Alžeeria kokkulepetes pärast 2013 aasta kodusõda. Ilmainingis ütles ta mulle, et umbes 25 päeva kulus vaidlustele selle üle, mis asi see Azawad üldse on, nii juriidilises kui ka geopoliitilises mõttes. Nii et 25 päeva läkski niimoodi, läbirääkimised Alžeerias kestsid päris kaua. Bilal al-Sherif on FLA pressiesindaja, ka tema on Tuaregi aadlik ja siis on veel Agam Mahmoud, kes on Agamamud ja endine Katja liige. Nüüd, kui ma ütlesin sulle, et Mali valitsus tegi kõik võimalikud vead, et jõuda aastasse 2020, siis see viis selle rünnakuni siin. Kui kõik vaenlased on kokku tulnud, siis pidi ta midagi korda saatma. Täpselt pärast 2013 aasta kodusõda. Džihadistid, ütleme prantslased, alžeerlased ja Mali valitsus, nad suudavad selle ühtse rinde lõhkuda. Nad võtavad tuareegid, kellel on pigem autonoomia püüdlused, aga ilmanikud jutumärkides ja ütlevad, te hakkate kuuluma valitsusmeelsete relvarühmituste koordineerimisse, okei? Ja need ongi Alžiiri kokkulepped lühidalt. Kui Goita võimule tuleb, sõlmib liidu verelastega ja otsustab tegelikult liidu katkestada. See tähendab, et mitte ametlikult lepingut katkestada, vaid tegelikkuses tuareegidega liit lõpetada. 2023 aastal okupeerides taas Kidali. Kidal okupeeritakse uuesti 2023 aastal pärast seda, kui 2022 aasta suvel olid need samad rühmitused võidelnud ja surnud, et peatada Islamiriigi pealetung. Läbi mõõda. Mali keskpiirkondade poole. Täiesti absurdne valik või õigemini Goita ütleb, mina ja venelased toetavad mind ja seega saan ma endale lubada teiega suhte katkestamist. Hoolimata sellest tollal nimetati seda platvormiks, Azawadi liikumiste koordinatsiooniks ja ühesõnaga kõik need rühmitused püüdsid Alžiiri kokkuleppeid elus hoida. Üks väike nüanss, aga miks Goita seda teeb? See on vaieldav valik, kuid mitte ebaloogiline. Vandenõuteooria, mida toetas ka Vene propaganda, väitis, et prantslased kasutasid Kidali ja Tuarege, et varustada džihadistlikke rühmitusi relvadega. Vabandust, seda olen ka mina kuulnud, sest tead ju küll, ma teen enne uurimistööd. Ehk siis prantslased, kes välja visati, ütlesid väga hea, toetame neid, et nad hakkaksid meid igatsema ja ajaksid venelased välja. See on asi, mida... See on ümberkujundamine. See on ümberkujundamine sellest, mida Aveglio tegi. See, millest sina räägid, on versioon 2.0 pärast seda, kui prantslased välja aeti. Varem, kui prantslased olid kohal ja oli Minusma, öeldi, ei, tegelikult Minusma ei haldanud Kidali. See oli rahvusvaheline operatsioon. Jah, ÜRO oma, mille liige olin mina, Veisport mõnda aega, kuigi ma ei olnud selle vääriline. Asi on selles, Kidali linna ei juhtinud Alžiiri kokkulepete kohaselt Mali valitsus, vaid tuareegid, kes olid siiski Mali valitsusele lojaalsed, eks. Vandenõu seisneb selles, prantslased kasutavad seda linna, seda tuareegide pealinna, et varustada džihadiste relvadega ja õigustada oma kohalolekut siin. Aga nüüd on Kidal olnud Mali valitsuse kontrolli all juba 2 aastat ja džihadistid on tugevamaks muutunud. Midagi ei klapi, pealegi... Kas see, kes pöördus salafismi poole peale selle, et ta sinna läks ja valgustust sai, äkki tuli tagasi ka mõne kohvriga? Ei, aga see oli enne kodusõda. See oli enne kodusõda. Kali puhul ausalt öeldes Kali ei võitle niivõrd usulise innuga. Ta tahab lihtsalt saada tullustatud võimu Kidali üle. See on suur halduslik autonoomia. Nii ongi, nagu varsti paremini näeme, kui mõned punktid kokku paneme. Ja hoolimata sellest, mida paljud inimesed räägivad, olen kuulnud räägitavat Süüria efektist juba enne seda. Aastaid tagasi oli see Afganistani efekt. Ja seega oli Mali nagu Afganistan, nagu Süüria.
erinevalt Asharast ja erinevalt Talibani liikumisest, nemad minu arvates ei taha valitseda. Seda sellepärast, et see on tohutult suur riik ja nemad ei... Igaüks tahab oma väikest ajaloolist feodi ja siis nemad tahavad alustada läbirääkimisi, seda näeme stsenaariumides, nemad tahavad alustada läbirääkimisi Mali valitsusega. Nii ongi, et nemad, kui Kidal välja arvata, ei halda nad ühtegi olulist asulat, ei arvuliselt ega strateegiliselt. Ja minu arvates peaks Ingogni kasutama minu lauset, mis on järgmine. Kui palju te hindate oma aega? Mina hindan seda väga kõrgelt. Ja seetõttu, kui keegi tüütu müügimees tahab mulle juba 50. energiapaketti pähe määrida, kuigi mul on aastaid sama leping, siis ausalt öeldes on see minu jaoks vähem väärt kui need 5 eurot, mis ma Ingogni eest maksan. Minu lause, mis on järgmine. Mulle tundub, et sa panid mu hääletuks. Ei. Sulle makstakse sponsori poolt miljoneid ja sa ei tule siia sponsorit ära kasutama. Sa panid just minu lause ajal hääletuks. Nagu me ütlesime, siis põhimõtteliselt tundub, et püha või mitte nii püha liit sõltuvalt vaatenurgast on tõestatud ka selle videoga. See on minu arvates kõige huvitavam video 25. aprilli operatsioonidest. Näed sa seda peegelduste mängu? Need peaksid olema hääl ja Akaali hääl. Ma ei ole Intala hääle osas nii suur asjatundja. Igatahes nad jälgisid 25. aprilli sündmuste käiku ja avaldasid selle video, et näidata, kuidas nad mingil moel kõike koos koordineerisid. Loomulikult tunnustas Flynimi liitu hiljem Bejainim oma 25. aprilli rünnakute vastutuse võtmise avalduses. Kus see liit pärineb? See liit tekkis põhimõtteliselt ühe sõjalisest vaatenurgast pole seal absoluutselt mingit mõtet. Ei. Absoluutselt. Nad liiguvad kolonnis, kõik jäävad siia toppama. Kui neile tuleb paar miinipildu ja lasku 10-15, mis see siis on, veok, Toyota, kõik lendavad õhku. Seega on ilmne, et seda tehti ainult selleks, et näidata, vaadake, me liigume. Aga see ei ole taktikaline kolonn, nii ei liigutagi. Ei, mõte oli näidata, et Intala ja Akaali jälgisid seda. Pealetungi koos. Seega oli eesmärk anda käegakatsutav tõend väljaspool igasugust spekulatsiooni, et näidata, et operatsioonide koordineerimine toimus. Selles mõttes oli operatsioon tegevus, mis viidi läbi. Teine punkt, see on tõsi. Ma usun, et selle liidu olemus oli umbes selline, lähme kokku ja leiame viisi, kuidas sundida valitsust läbi rääkima. Nagu ma enne ütlesin, on mootorrataste tähtsus suur. See siin on üks nende kasutatud mootorratastest, kuulipilduja on peale pandud. Ma ei tea, kas sina teed ka midagi sellist, aga mina ei taha vastutust võtta. Ma ei tea, mis asi on diska. Paigaldada selline diska mootorratta taha, tead, kui sa proovid tulistada. Issand, sa jääd seisma ja tulistad. Sest kui sa proovid, jah, see ongi see mõte. Kui tagant tulistab, siis sa ei jõua kuhugi. Ei, võimatu. Aga idee ongi selles. Aga see ongi see, mida ma sulle ütlen, need on mootorrattad selleks, et kasutada. Mootorrataste kiirust selleks, et liikuda. Aga neid liigub päris palju niimoodi ringi. Ma räägin liiklusest, jah, see ei avalda mingit mõju. Lahendust ei ole. Nii et ka Hiina raketiheitjad, mille Mali valitsus sai mõned nädalad tagasi. Ma ei saanud aru, need näevad välja nagu Anvi koopiad. Jah, raketiheitja nimi on vist Peng Liang, midagi sellist. Aga ma kordan, viimastel kuudel on nad saanud palju relvi, muidugi on seal Türgi droonid ja kohe pärast seda on Mi-24 selline, nagu me nägime, mis Kao juures alla tulistati järgmise slaidi peal. Täpselt näed, need ongi Mi-24, kui need neile antis, oli mõned kuud pärast Wagneri paigutamist, neid on veelgi. Neile ei antud tiivakesi koos süsteemidega, koos tiivaaluste büloonitega, ütlen sulle. Täpselt, seega ma ütlen sulle. See oli lihtsalt kahurilennuk, see siin tulistasid avatud ustest, sellel oleks mõte.
sellel oleks mõte. Siis nüüd on ilmunud veel videosid Aafrika korpusest, mis on hiljuti välja tulnud, kus on näha, et nad tõesti tulistavad avatud ustest, tulistavad selle pöörleva kahurilennukiga. Raketiheitjatega pole sul midagi teha, tead ju. Isegi võib-olla neil pole piisavalt raha, et neid varustada. Raketisüsteemidest pole sul absoluutselt mingit kasu. Raketikonditest samuti mitte. Tõenäoliselt paned paar kuulipildujat külgedele ja kasutad seda kaurilennukina. Nii, aga küsimus, mida tahtsin sulle esitada, kuna sa jälgid Ukraina sõda, on see, kas nad hoiavad neid kokku, et kasutada neid Ukraina rindel või on parem Itaalias ja malilaste käes? Ei. Sain aru? Ei, sa saad valesti aru. Ei. Kopterid tõmmati Ukrainas peaaegu sõjast välja pärast seda, kui nad kaotasid esimesel aastal üle 300 masina. Need muutusid peaaegu kasutuks. Viimane massiline kopterite kasutamine toimus Ukraina pealetungi ajal. 2023 aastal, kui venelastel olid esimesel nädalal ka 52 alligatorid, mis purustasid Bradley soomukeid ja teisi masinaid, mis üritasid läbi murda. Muidu need vähesed korrad, kui me koptereid näeme, on need kas selleks, et kiiresti midagi väikest transportida ja see ongi kõik. Või kõige rohkem tulistavad nad rakette ballistilises režiimis, nii et kopter tõuseb järsult üles, ütleme nii. Ballistilises režiimis tulistab raketid välja ja lahkub siis. Ründavaid koptereid, mis teevad rünnakuid, tõkestavad või lähevad rindejoone taha, neid enam ei näe. Kui vaadata õhukaotusi arvulises suhtes, siis Vene kopterivägi on see, mis on selles sõjas kaotanud kõige rohkem, võrreldes teiste Vene relvajõududega. Ei, aga koos Limaga, sest ma lugesin intervjuud staabiülem Portolanoga, kes ütles sama asja. Ta ütles, et Ukraina sõda on näidanud, et tulevikus kasutatakse koptereid palju vähem. Nii et koos Limaga. Igatahes see on see, mida ta malilastele märkis. Loomulikult räägime mässusõjast, nii et kindlasti ei pea sa silmitsi seisma Ukraina armeega. Need on aga klassikalised TB2D, mille on loomulikult saanud ka Mali. Mõned neist TB2-ist olid Kidalis ja seega on need praegu mässuliste käes. Need on tõenäoliselt lahti võetud, igatahes on need mässuliste kontrolli all. Tuleks näha. Tuleks mõelda, kuidas neid kasutada võiks või kes võiks neile maksta, et saada juurdepääs TB2-le. Aga kui sa edasi vaatad, saad aimu, kuidas nemad droone kasutavad. See on video, mille avaldas FLA. Tegelikult FLA ja Chinim, pidage meeles, et nad on koos näidanud 2 erinevat viisi, kuidas droone kasutada. Need on 25. aprilli kaadrid. Need peaksid näitama droonide kasutamist. See on vist 4 rootoriga droon, arvan, venelaste vastu Kidalis. Aitäh. Okei, nemad kasutavad neid niimoodi. Üldiselt ma ei tea, kas FLA-l oleks võimalus kasutada ka TB2-sid, aga ma arvan, et see on üsna keeruline. Samal ajal kasutab Ninim 4 kopterit klassikelisel viisil, ehk siis nad panevad raketi peale, lasevad selle lennata ja viskavad pommi kindlasse kohta. Nad kasutavad neid siiski peamiselt samal viisil. See tähendab, et neid kasutatakse reservide ja maapealsete jõudude nõrgestamiseks. Näete, see on enam-vähem selline 4 kopter, mida Chinim kasutab. Alla pannakse pomm ja nii edasi. Jah, just. See eelmine oli see, millel on vooluring, mis põhimõtteliselt sulgub, kui see millegi vastu põrkub. Näed seda keppi, mille küljes on see kummaline juhe. Ja kui juhe puudutab midagi, siis vooluring sulgub ja seejärel plahvatab. Täpselt, ei, see oleks laetud droon, eks ole. Aitäh. Ja seejärel on need veel mõned näited droonide kasutamisest FLA poolt. Sel juhul oli see pigem teine operatsioon, see oli peamiselt logistikasõidukite tabamiseks. Igatahes see näitab, et paradoks või kui soovid teatud tehnoloogiate laialdasem kasutusele võtta. See sõda algas nii, et üks 2 osapoolest omas tegelikult õhu ülekaalu, aga nüüd on ka mässulistel oma õhuvägi olemas. Nii, vaatanu korraks, mis kohe pärast seda juhtus. Pane Koita pilt ette. Koita põhimõtteliselt pärast rünnakut
kandis ta järgnevatel päevadel seda maski. Ausalt öeldes ma ei saanud aru, miks, aga esimesed asjad, mis ta tegi, olid 2. Kohtuda Vene delegatsiooniga ja ajutise asjuri ehk chargé d'affairiga Bamakos ning alustada sisemist puhastust, kus arreteeriti kõrged komanderid, teda õigesti või valesti süüdistati koostöös. Ei saanud aru, kas nad tegid koostööd mässulistega või püüdsid ise riigipööret korraldada ajal, kui rünnakud oli käimas. Hiljem 26. kuupäeval kuulutas Senim välja pealinna blokaadi. See tähendab, nende sõnul ühtegi sõidukit ei sisene Bamakosse ega välju sealt. Nüüd see ei oleks, ütleme nii, üks neist. Kui sa vaatad, muide, sa näed, vaata, see on tema, kes ilmus Kamarao tolmuste teede juurde. Ja muide, kui ma ei eksi, jah, teda ei saadetud, teda saatsid ka venelased. Teda ei saatnud venelased, ma ei tea. Igatahes see on tema Kamarao matustel. Kõik see pärast mitu tundi, mil ta püsis turvalises kohas, ütleme nii, ta ei näidanud. Siis ilmus ta uuesti televisioonis pärast nende vahistamiste algatamist, öeldes, et tuleb jääda ühtseks terrorismi vastu. Tänvaste uudiste kohaselt võttis Poita ajutiselt üle ka kaitseministri koha, seega asendas ta Kamaraod. See tähendab, et tänaseks kontrollib tema isiklikult kõiki toetusjõude, lisaks relvajõududele. Ta kontrollib samuti, ta juhib suhteid Aafrika korpusega, juhib suhteid palgasõduritega, nimetage neid palgasõduriteks igatahes, Türgi lepingulistega. Nagu ma teile ütlesin, Džinim kuulutas välja Bamako pealinna blokaadi, midagi ei sisene ega välju. Minu arvates on huvitav märkida, et Džinim on juba eelmise sügise algusest peale pealinna blokaadi rakendanud. See ei viinud, nagu mõned on öelnud, tõelise piiramiseni. See tähendab, et kaubad liiguvad Bamako sisse ja välja lihtsalt väiksemas koguses kui varem. Eriti puudutab see kütuse blokaadi. See tähendab, et Mali impordib kütust peamiselt Senegalist ja Guineast. Veokid, mis blokeeritakse. Linna sissepääsu juures või mõnel juhul ei rünnata isegi meeskondi, vaid veokid lihtsalt süüdatakse. Sellel võib olla mõju mitte ainult elanikkonna elule, vaid ka vägedele armeele, sest sul jääb masinate jaoks kütusest puudu. Pole täpselt selge, kas Džinim on juba suutnud selle blokaadi ellu viia. Või on tal üldse õnnestunud seda rakendada? Mõned allikad ütlevad, et see on linnablokaad, mis võtab järk-järgult hoogu juurde. Teised teatavad, et hetkel on olukord peaaegu sama. 24. aprilli seisuga oli kõik täpselt nii nagu varem. Kui liigud edasi, peaks seal olema kaart, kus saame enam-vähem näidata, kuidas Džinimi poolt kehtestatud blokaad toimib. Nii, see on enam-vähem praegune olukord piirkondlikul tasandil. Väike märkus, nagu te teate, Mali kuulub, need, kes neid sündmusi jälgivad, teavad, Mali kuulub sinna Saheli riikide liit, mis on nende 3 üleminekuvalitsuse, Mali, Nigeri ja Burkina Faso liit. Kõiki 3 toetavad venelased, kõik 3 on seotud Saheli ülestõusuga, kõik 3 on oma territooriumil välja ajanud prantslased, prantsuse väed. Olukord on selline, Saheli valitsused on loomulikult avaldanud Malile solidaarsust. Mõned allikad, mida pole veel kinnitatud, väidavad, et nad on korraldanud ka kättemaksurünnakuid, õhurünnakuid ja FLA-positsioonide vastu Kidalis. Ausalt öeldes olen seda lugenud ainult meediast, Saheli riikide liidule lähedastest väljaannetest. Need 3 valitsust on moodustama ülisväe nende endi sõnul 15 000 mehega. Praegu see veel ei tegutse. Vähemalt ametlikult pole seda kiirreageerimisüksust veel käivitatud, ütleme nii, kuidas sulle sobib. Valmisolekuüksus.
kindlasti on Nigeri valitsus turvakaalutlustel tühistanud 1. mai paraadi, mida igal aastal Nigeris korraldatakse, et tähistada tööliste püha. Burkina Faso, mida juhib kapten Traoré, on tõstnud siseturvalisuse taset. See minu arvates võib olla üsna ilmne, nimelt see, et Saheli riikide liit, see rünnak teeb neid väga murelikuks. Sest nemad olid sanktsioneerinud, tahtsid sekkuda, teha mingit vastukaja ja nii edasi, aga lõpuks ei juhtunud midagi. Täpselt, pärast seda ei juhtunud midagi. Pean ütlema, et paljude asjade hulgas minu arvates, paljude vaieldavate otsuste seas, mille Mali ülemineku valitsus vastu võttis, oli 2 tõsist katset vahendada ECOWASi ja Saheli ülemineku juntade vahel. Vabandust. Senegali ja Ghana poolt. Kuid mõlemal juhul nad ei usaldanud, nad ei tahtnud selliste sammudega edasi minna. Muide, olukord on paradoksaalne, sest Saheli riikide alliansi valitsused on lahkunud ECOWASist. Kuid nad on endiselt Lääne-Aafrika rahaliidu liikmed, mis on see osa, ütleme nii, mis haldab CFA franki ja finantsküsimusi. Ja on tekkinud selline absurdne olukord, kus ka finantspoliitikad on nüüd lahkenud. See tähendab, et AS-i riigid suurendavad õigustatud eelarvet, teevad palju avalikke kulutusi, aga uue MOA ütleb, ei, me peame eelarvet kontrolli all hoidma. Aga see näitab, kuidas AS ja ECOWAS. See on selles etapis üsna keeruline pärast Vene rühmade läbirääkimistest tagamemist. Kas teised Aafrika valitsused, kes toetuvad laialdaselt lepingutele, on andnud märku, kas nad tahavad nendele toetuda või mitte? Ei, aga hetkel mitte. Venelased on seal, kus nad olid ja jätkavad seal olemist. Pigem on see, mis praegu hoogu kogub, aga see on olnud trend juba mõnda aega, et paljud tahavad teha koostööd Türgiga. Aga tead, mis see on? Probleem on selles, et olgu see siis Venemaa või Türgi, mingil hetkel lähed sa ikkagi üle oma võimete. Sest autoga, masinaga, aga kui palju TB2 droone tuleb toota, et varustada iga riiki? Kas sa tead, mis see on? TB2 droonid ei kanna eriti palju laskemoona. Need töötavad paremini tõeliselt soomustatud vägede või millegi sellise vastu. Sa jääd lihtsalt seisma. Nemad kasutasid neid. Mootorrattaga, samuti TB2 droonidega. Ega see eriti midagi teeks. Ei, aga nende jaoks on need sümboliks. Nende jaoks on need sümboliks, aga ei, hetkel keegi ei sea Aafrika korpsi kahtluse alla. Võib juhtuda, et tulevikus mõned valitsused, kui nad seisavad valiku ees, kas lasten koolitada venelastel või türklastel, võivad otsustada lasten koolitada türklastel. See on võimalik. Aga hetkel mitte, hetkel on kõik jäänud samaks. Aga ka sellepärast, et need on otsused ja määrused, mis võtavad aega, millega käivad kaasas läbirääkimised ja keerulised küsimused, mis vajavad lahendamist. Nii et kui peaks juhtuma, et venelased lahkuvad või neil palutakse lahkuda, siis see ei ole asi, mis juhtub nädalaga. Aga ei, hetkel on nad seal. Ja hetkel, nagu ma sulle ütlen, on nad koondunud Bamakosse, sest asi on selles, kui sa vaatad seda blokaadi käsitlemat kaarti, siis ma arvan, et see võib olla kasulik mõningate järelduste tegemiseks ja järgmise juurde. Täpselt. Oota, mis eelmine video oli? Vabanda. Siis jah, ei, see on lihtsalt Binad Yarra, Džinimi pressiesindaja video, kus ta teatab Bamako blokaadi kehtestamisest. Kui lähed kaardile, siis muide ka tema tegi rebrandingu, sest olgu pealegi. Nii, mis toimub? See oli kaart, mida ma teile juba 2024 aastal näitasin. Otseülekanne Bamako rünnakutest. See on kaart, mis käsitleb põhimõtteliselt rünnakute tüüpe, mida Genim on pealinna ümbruses toime pannud ajavahemikus 2020 kuni 2024. Rohkem vähem sama asi toimub praegu pealinna blokeerimisega. Sul on need Genimi mehed, aga mõnikord ka väga väikesed üksused. Koosnevad 4 või 5 mehest.
suurema toetusgrupiga räägime ikkagi umbes 20 inimesest, kes piiravad tänavaid. Le vie di linna della capitale. See, mis selles mõttes juhtub, ongi see, et nagu ma teile enne ütlesin, ma tean, et seal on... Saad aru, sa ei pea seda kontrollima. Juba see, et sa muudad need niikuinii läbimatuks, loob ühe... Nii et... tekib doominoefekt, sest näiteks juhtus juba tol ajal, et Serga veokijuhid ütlesid, et nad ei taha enam teed sõita. Ja oli olnud ka pingeline hetk. Veel üks poliitiline tähelepanek näitab, et keskvalitsus ei kontrolli isegi teid, mis viivad. Täpselt. Nii et ka seal, kui soovite palju väiksemas mahus, on see sama arvukuskäik, mida me hiljem kasutame kaubalaevade puhul, kui räägime Ormusi väinast. See tähendab, et kui sa tahad kasutada ohtliku ja tiheda liiklusega teed, siis sa pead selle probleemiga arvestama. Nüüd on Aafrika korkus hakanud neid pilte levitama. Pärast seda, kui Dženim peatas Bamako blokaadist, hakkasid nad neid pilte levitama, meie tagame kaupade jõudmise Bamakosse. Mulle tundub, et see on samuti raske, sest kui ülejäänud riik ikkagi ei suuda seda teha. Kui need veavad naftat, siis tundub, et see on väga ohtlik. Piisab ühest droonist ja siin tekib vahel reaktsioon. Täpselt. Aga ma tahaksin selle teema korras poliitilisele tasandile tagasi tuua. Nii, üks üsna levinud teooria on see, et Dženim peaks toimima nagu Shara või talibid. Siseneb Bamako juurde ja saab need ning läheb linna sisse ja võtab riigi valitsuse üle. Ma ei arva, et pealinna blokeerimine oleks selle asja märk. Pealinna blokeerimine on ausalt öeldes katse alustada poliitilisi läbirääkimisi valitsusega. Võib-olla sellepärast, et nii avaldades survet eliidile, juhtkonnale, ütled sa mingil hetkel, okei, kui ka Poita ei taha läbi rääkida, siis visatakse ta maha ja tema asemele tuleb keegi teine, kes võib olla valmis meiega läbirääkimisi alustama. Aga idee, mida ma olen juba mitu aastat kaitsnud, on see, et Dženimi eesmärk ei ole kunagi olnud riigi valitsemine. Nad tahavad alustada mingisuguseid poliitilisi läbirääkimisi. Et keegi teine juhiks riiki ja meie jääksime iseseisvaks. Või vähemalt tagada meile suurem iseseisvus, võib-olla ideoloogilisel tasandil. Tagada, et religioonil oleks tulevikus teatav roll. Sest nad ei taha valitseda teisi, neid, kes võib-olla elavad riigi lõunaosas. Nemad tahavad oma iseseisvust. Kui keegi tahab ülejäänud juhtida, siis las ta teeb seda. Aga eelkõige sellepärast, anna andeks. Kui paljudes konfliktides on mul tunne, et inimesed ei arvesta sellega. Demograafiline teehur. See tähendab nii suur riik, kõige optimistlikuma stsenaariumi korral, aga tõesti kõige optimistlikuma. Dženim suudab kokku saada 20 000 meest. Kuidas sa sellist riiki kontrollid? Sellest ei piisa isegi Bamako kontrollimiseks. Seega on need minu arvates põhimõttelised taktikad, mis on suunatud poliitilise arutelu alustamisele. Ma ei saa riiki valitseda, aga ma saan selle destabiliseerida. Mul on piisavalt jõudu, et seda destabiliseerida ka nendes piirkondades, kus sina valitsed. Või igal juhul, et sa kaotaksid usaldusväärsuse. Siis kui Mali valitsuse retsept oli alati olnud see, et tänu venelastele suudame me sõjaliselt võita. Ütleme nii, et Mali valitsuse narratiivis on olnud 2 perioodi. Esimene oli, tänu venelastele suudame me nad sõjaliselt võita. Pärast rünnakuid Bamakos 2024 aastal hakati ütlema, jah, mingil hetkel me hakkame läbi rääkima, aga tugevamalt positsioonilt. Aga probleem on selles, jah. Ka see positsioon, sa ütlesid õigesti selle tugevama positsiooni kohta. Sellistel jõududel ei ole võimet territooriumi hoida. Nad saavad seda teha. Arvestades ka maastiku iseloomu ja varustust, saavad nad selliseid sissetunge teha. Aga mitte kaua. See ei ole pikaajaliselt jätkusuutlik. Ei, aga ma ütlen sulle veel midagi. Nad ei saa karta ühtegi asulat peale Kidali. Ja Kidalit hoiad sa sellepärast, et nüüd on 2 erandigruppi, kes on liitu moodustanud. Sa oled lähedal, logistilised liinid on lühemad, see on sinu piirkond, sinu inimesed enamasti. Ja nii tehes püüavad nad alustada poliitilist arutelu.
ja eriti on ka malilastel raskusi positsioonide hoidmisega, regulaarsete jõudude hoidmisega. Seega on mul ausalt öeldes raske kujutada Süüria sarnast stsenaariumi. Ma mainisin juba, et ka Al-Shara ei sisenenud Damaskusesse ainult Ayatarira meestega. Tal oli terve rida liite. Ja ka seal täpselt ilmalikud džihadistid, see oli kõike. Kes see tegelane on? Mette, seda ma tahtsingi teile näidata, see on ikka osa sellest propagandasõjast, millest räägiti. Kohe pärast Kidali langemist hakkasid Vene propaganda ja AS näitama pilte, väites, et tuareegid sooritavad mustanahaliste vastu etnilist vägivalda. Peulid, hambarad, keda iganes. Tegelikult ma ütlesin juba ette, et arvan, et see on täiesti võimalik. Et seal võis olla vägivalda? Rahvustevahelisi. See on video Aljapa Sagintallast ehk siis FLA peamise juhi kohta, kes lasi end filmida, kui ta külades ringi käis, et inimesi rahustada öeldes, teile ei tehta midagi halba. Ta näitas end ka videos koos selle lapsega öeldes, me toome nüüd ravimeid, parandame teie olukorda ja nii edasi ja nii edasi. Operatsioon Barkhane ebaõnnestumise põhjused on samad, mis praeguse operatsiooni ebaõnnestumise põhjused. Selles mõttes, et Barkhane, esiteks ei ole ma kunagi aru saanud, miks kõik algas operatsiooniga nimega Serval, mis keskendus ainult ja eranditult Malile. Siis otsustasid prantslased seda laiendada kogu piirkonnale. Nad ütlevad, et džihadistlikud rühmitused hakkasid kogu piirkonnas levima, seega mingil hetkel laiendati operatsiooni. Alguses pikaajalisi mõjusid näete fotol. 3 üleminekuvalitsust, 3 prantslaste poolt sõjaväelaste juhitud valitsust väga vaenulikud presidendi suhtes. Burkina Faso ja teised kavatsevad midagi ette võtta, nad on juba tegutsenud ja nagu ma sulle enne ütlesin, on olemas 15 000 meheline valmisolekuvägi. Nad läksid kohe piirile. Lühike uuendus Burkina Faso kohta. 2 nädalat tagasi oli väga tugev poleemika ühe Sky News UK ajakirjaniku reportaaži pärast. Pean ütlema, et minu arvates oli see reportaaž ka hästi tehtud. Ta oli käinud Burkina Fasos, intervjueerinud isiklikult Traoreed ja andnud ülevaate sellest, milline on elu Burkina Fasos ülestõusu ajal. Esiteks, ma ei soovita teil seda teha, peate ootama, kuni elu on täielikult sõjatsoonis, näiteks Ouagadougous pealinnas toimub filmifestival, nii et olukord tundub üsna normaalne. Muidugi, siis äärelinnas põgenikelaagrite vahel, sest need on need, kes põgenevad maapiirkondadest Burkina Fasosse. Nüüd Traoré, keda intervjueeris ajakirjanik, keda sotsiaalmeedias rünnati, teda rünnati väga palju Burkina Fasos, öeldes, et ta tegi propagandat valitsuse ja Burkina Faso revolutsiooni vastu. Seda videot leiate YouTube'ist, see kestab veerand tundi, kui teid huvitab, siis minu arvates on see hästi tehtud saade, isegi üsna neutraalne minu meelest. Aga Traoré ütles, ei, seda pole, meil ei ole, probleem on mäss, džihadistid on ainult 45 külas põhjas ja seega on olukord kontrolli all. See on lihtsalt lääne propaganda, mis tahab kujutada meie riiki kui sõjas olevat maad. Aga oli see 25. aprilli asi ja kuigi tundub, et see pole vähemalt hetkel muutunud. Burkina Faso konflikti tõttu, kuid nad tõstsid kohe turvataset Ouagadougous. Nii et hirm on olemas. Nagu ma enne ütlesin, Niameis jäeti üks mai paraad ära, nii et Niameis on hirm olemas. Muide, Nigeris hakkasid mõned nädalad tagasi omavahel kokku põrkama Džeinim ja Suure Sahara islamiriik, see tähendab Lääne-Aafrika islamiriik. Nad on seda teinud... Nad on Nigeri territooriumil vastamisi läinud, mis tol ajal oli väga haruldane juhtum. Kui tänaseks pole see valmisoleku jõud mobiliseeritud, nagu ma sulle enne ütlesin. Mõned Saheli riikide liidu pooldajate sotsiaalmeediakanalid teatavad, et nad olevat sooritanud õhurünnakuid Džnimi FNA positsioonide vastu Kidali piirkonnas. Praegu ütleme nii, isegi kui seda tõe pähe võtta, ei tundu mulle, et see oleks olnud vastupealetungi eelkäija.
seda võin sulle öelda, et kohalikud allikad räägivad, et venelased ja malilased koguvad palju laskemoona, et alustada õhukampaaniat põhjas. Võib-olla, et venelased kasutavad Tšetšeeni tüüpi lahendust ka sellepärast, nagu ma rõhutan, ilma et tahaksin olla üleolev, aga Vene vastumessu tegevus on alati olnud selline, et sa lihtsalt tasandad hinda. Ja pealegi ei ole seal palju linnalisi keskusi, need inimesed elavad väljaspool Kidali, tõeliselt. Ei, seal ei ole palju linnalisi keskusi. Mul tuleb ka öelda, aga paranda mind, kui ma eksin, mulle tundub, et ka Ukraina sõjas on vähemalt taktika alati sama, ehk siis hävitada asula ja siis saadad sisse, mis iganes juhtub. Pommidamine. Ütleme nii, et Euroopa linnapiirkonnad, isegi kui nad on väga lagunenud nagu Ukrainas, ei ole kindlasti samasugused nagu siinsetes piirkondades. Siin sa ei leia täpselt tööstushooneid, kus saaks kaitseks positsioone võtta, tehast või midagi sellist. Need on madalad majad. On veel üks tegur, nagu ma sulle eelmises otseülekandes ütlesin, ka Alžeeriaga on suhted väga pingelised ja Kidal on tagala eelpost, see tähendab Tinsa Kuatel, nad on Alžeeria piiril. Alžeeria oli juba drooni. Mis oli üle piirkonda? Ei, ma arvan, et venelaste jaoks on Alžeeria teatud mõttes ka diplomaatilisest vaatenurgast ikkagi oluline trump. Tülitseda Alžeeria Kidali pärast selles faasis tundub mulle üsna keeruline. Ja arvesta veel ühte asja, suhted Alžeeriaga on veelgi halvenenud. Miks Mali valitsus soovis aprilli alguses tunnustada Maroko autonoomiaplaani Lääne-Sahara jaoks? Ja seega põhimõtteliselt minnes vastuollu Polisarioga iseseisvusliikumine, mis on ÜRO toetab seda. Alžeeriast. Seega põhimõtteliselt, okei, ma saan aru neid, kes arvavad, et Prantsusmaa rahastab. Aga põhiprobleem on, sa oled kõigiga tülli läinud. Ehk siis sellise mässu vastu võitlemiseks on sul vaja piirkondlikke liitlasi. Ja praegu peale Saheli riikide liidu liikmesriikide sul meid ei ole. Siin on video Tšanikist, türklastest, kes viivad läbi väljaõpet Mali armeele, sealhulgas presidendi kaardiväele. Selles etapis, ütleme nii, on hinnangud Türgi suhtes palju kõrgemad kui varem. Seda ütlen sellepärast, et Türgi väljaõpe tundub mulle kaugelt kõige parem. Võrreldes sellega, mida venelased pakuvad ka, sellepärast, et lisaks sellele, et Türgi armee on NATO armee, on neil teistsugused protokollid. Sellised asjad, mida õpetatakse, on need. Ma ausalt öeldes, ma arvan, et Türgi on selles mõttes väga madala profiiliga, selles mõttes, et võib-olla nad annavad sulle koolituse. Nad teevad seda, aga ei reklaam seda. Jah, aga eriti ei ole öeldud, et neist lõpuks sinu pretoorikaart saab. Nende jaoks allkirjastatakse leping, siis kui Koidat pole, on keegi teine ja lepingut täidetakse ikka korralikult. Aga tänaseks mingi kummalisel ja paradoksaalsel moel on sellest olukorrast kõige rohkem kasu saanud Türgi. Sest kordan selle põhjal, mida Bamakos räägiti, nad ei päästnud ainult Koidat, vaid aitasid tal ka pealinna kontrolli taastamisel väga palju. Ja on veel üks osapool, kes tahab türklasi, aga sellest räägime varsti. Nii et minu arvates, nagu ma teile ütlesin, on Genimi ja FLA lõppeesmärk saavutada kokkulepe, avada võimalused poliitilisteks läbirääkimisteks või et valitsus, kes saab neid läbirääkimisi pidada. Kindlasti mine järgmisele slaidile, see on härra, kes saab neid pidada. Teema on salafistlik imam Mahmoud Diko. Praegu elab ta Alžeerias, sest Mali valitsus ajas ta riigist välja, kuna talle ei meeldinud tema jutlused, kus ta väljendas end ülemineku valitsuse ja isiklikult Koita suhtes väga karmides sõrades. Ja Dikot peetakse siiski riigi üheks peamiseks vaimseks juhiks. Loomulikult ei tasu teda oodata maisterioda, selles mõttes on salafist, ta arvab, et riiki tuleks juhtida. Koraani järgi on tal laiste ja homoseksuaalide suhtes kindlad seisukohad. Aga talle meeldivad Philip Pateki kellad.
jah. Ei, see vist ei ole Philippe Patek, tead. Nii palju, kui ma mäletan, on ta tegelikult üsna tagasihoidlik. Aga ta on kindlasti üks neist, keda Tšnim ja Mali valitsus tänapäeval usaldusväärseks peavad. Ta on muide ka ülemineku valitsuse peamise opositsiooniliikumise juht. Tema juhib seda kummalist liikumist, mis on religioosne ja poliitiline hübriid ning soovib demokraatia taastamist riigis. Paljud arvavad, et tema oleks ainus, kes oleks vähemalt võimeline. Suursaadik. I Tuareg da una parte e il Mali dall'altra. On huvitav märkida veel üht asja, palun mine järgmisele slaidile. Nii et esiteks, siin on põhimõtteliselt vabariigi jõudude koalitsioon DICO, mis on see opositsiooniline organisatsioon, mida juhib Spera. Spera, sest siin mul on silm peal. Ma mõtlen, kutid. Mis? Ja mis mõttes, mis? Poisid, siin on vaja silma, tõesti head silma, et selliseid asju leida. Mida sa mõtled? Ma kasutasin kiiresti Google'i pildi otsingut. Jah. See on Patek Philippe piloot. Siis on ta muutunud vähem range võitu võrreldes ajaga, kui mina teda jälgisin. Patek Philippe pilot travel time Calatrava. Nii, mida ma teile öelda saan ja mis võib Patek Philippe'i selgitada, on see, et ta sai oma väljaõppe Saudi Araabias ja teda koolitasid saudid, ehk siis ta on saudide poolt välja õpetatud. Nad panid ta selle salafistliku organisatsiooni, mida nimetati Mali islami ülemnõukoguks juhiks kuni 2013 aastani. Ja tal on hea maitse tema. Ja, on tippklass. Ma ei saa mitte midagi aru. Aga teie ees, vaadake, laadige fail üles. Kell, ma salvestasin ainult Manseti. Vaadake, Aitäh, sina. Aitäh, see on 19. 6500. Anna 6500, 6600, mis see siis ära ei ole? Ei, ma räägin sulle, Pateka kõrvale jättes juhib seda koalitsiooni jõudu, vabariigi jõukoalitsiooni, mille dokumenti me enne näitasime. Siin on ametlik avaldus 25. aprilli rünnakute kohta, kus nad avaldavad solidaarsust, ütlevad ülemineku valitsusele, et see peaks tagasi astuma ja ütlevad, et tuleb alustada vahendusi Tšnimida. Aga, ja see on minu seisukoht, Philipp, kui liigud järgmisele slaidile. See on Azawadi vabastusjõudude avaldus, mis ütleb, et Türgil võib olla riigi tulevikus oluline roll ja nad õhutavad Türgit mängima rolli, olema jõuline, mängima rolli käimasoleva kriisi lahendamisel. Seega huntele meeldib Türgi sõjalistel põhjustel, mässulistele, vähemalt osale neist, meeldib Türgi, ütleme nii, et kõik elemendid on enam-vähem olemas. Kui sa lähed viimasele slaidile, täpselt samal ajal, kui on tõsi, et venelased ja malilased tõenäoliselt valmistavad ette peanetungi ja samal ajal tegutsevad ka tuareegid. Nii et põhimõtteliselt hakkavad nad tugevdama liite ülejäänud põhjagruppidega. Türgil on siin põhiroll, kas tuleb vahendus või konflikt jätkub. Ja ukrainlased, ma näen kõiki neid inimesi, kes ütlevad, et ukrainlased relvastasid neid relvarühmitusi ja nii edasi, aga kui vaadata relvastust, siis neil pole sellega üldse mingit pistmist. Ma ei tea, nagu ma sulle eelmises otseülekandes ütlesin, ukrainlased kasutasid seda olukorda natuke ära, selles mõttes, et ühest videost, kus nad lasid välja 2 drooni ja tabasid õhutõrjesüsteemi. Seal oli foto, kus nad olid Ukraina lipuga, see oli ilmselgelt võlts, see oli tõesti. Ja, see oli võlts. Oh jumal, selles faasis, ma ei tea, minu mulje on, et nad lihtsalt võivad olla õppinud kasutama võib-olla ka alžeerlased, aga see asi, et ukrainlased on igal pool Aafrikas venelasi tapmas. Ma ei tea.
See on mind alati natuke kahtlema pannud. See räägib pigem nende kahjuks, kes seda väidavad. Sest kui see oleks tõsi, siis kiitus ukrainlastele, et nad suudavad venelasi maha võtta. Ei, absoluutselt mitte. Kodanikusõda Myanmaris, mis pole üldse seotud sellega, kui te vaatate viimast videot, mille ma tegin, mis on nüüdseks umbes 1,5 aastat vana. Siis ka seal kasutati droone sama Ukraina tehnikaga, mida kasutatakse Ukraina konfliktis. Ei ole eriti keeruline seda asja kopeerida, eks. Aga tegelikult sellest saad ju ise ka aru. Sa ei vaja ukrainlast, kes õpetaks sulle, kuidas FPV drooni kasutada. Või see võib olla tõsi, kui räägid droonidest, mis on loodud ja arendatud sõjaliseks kasutuseks, aga kui räägid droonidest, mis on ikkagi tsiviildroonid ja mida kohandatakse ümber, siis on asi teine. Ka siin on kogu see austus Ukraina vastu on olemas, aga kas peab tõesti keegi Kiievist tulema ja sulle õpetama, kuidas seda kasutada? Ma arvan, et see on hoopis üks nipp, mida sageli kasutatakse selleks, et hoida neid riike enda lähedal ja tagada nende toetus selles osas, mis puudutab koostööd selles osas, mis puudutab nende toetust sõjas. See küll. Aga objektiivselt. Olen ma veidi skeptiline. Ja siis seal sul on natuke austust, et hoida neid, kes annavad natuke austust. Lõpetada talle. Ilmselgelt olen ma veidi skeptiline. Nii et ma ütleksin, et oleme rääkinud kõigest, millest rääkida sai. Tänan ka kõigi väga täpsete selgituste eest. See oli väga infotihe otseülekanne. Ma panen Luciano tehtud esitluse faili alla laadimiseks kättesaadavaks, nii et saate kõik lingid üles leida. Nii saate tuttavaks ka teiste analüütikutega, näiteks Toomas Vallinger, Clement Molin, kes samuti selle teemaga tegelevad. Hiljuti ilmus ISPis suurepärane artikkel. Ka see pole halb, see on omamoodi väike kokkuvõte, selline lühikokkuvõte neile, kes hästi aru ei saa. Sest ma saan aru, et komandöride nimed, Iisraeli nimed, kohad ja muu geograafia on keeruline. Neid asju on raske mõista, aga seal on kõik ilusti kirjas. Uurige natuke kaarte ja vaadake neid. Meie tuleme tagasi loomulikult nädala keskel, kas et anda ülevaade Ukrainast või sellest, mis toimub ja Iraanis, sest te teate, kuidas on. Trump on seal ja räägib. Me tuleme tagasi loomulikult nädala keskel umbes 22. Kuveidis. Viimasel ajal teeb ta üsna kummalisi liigutusi, nii et võib-olla ka selleks, et hirmutada või et uuendada. Mida? Aga ütleme nii, et kui ma peaksin praegu kihla vedama, kuidas see lõpeb, siis on palju tõenäolisem, et nad jätkavad tulistamist, kui et nad jõuavad kokkuleppele, arvestades, et nad lükkavad kõik punktid vastastikku tagasi. Nii et see oli paus, et sisse tulla paus jutumärkides. Täna jõudis kohale 2 raketti. Nagu me näeme, see oli Iraani tervitus Araabia Ühendemiraatidele väljaspool nende OPEC-i elu. Mitte OPEC, just nii. Nii et aitäh teile kõigile, suur tänu Lucianole ja kohtume neil päevil, kolmapäeval, neljapäeval, midagi sellist. Head ööd.